Tere! Kui tavapäraselt on siin turvalise interneti lehel teemad arvutitest, siis viimane nädal on olnud kõigile väga keeruline ja paljud õpetajad ja lapsevanemad ei ole mures enam oma noorte digiharjumuste pärast, vaid oma noorte tervise, vaimse tervise, närvide ja nende pingetaluvuse pärast. Ja küsimusi on palju ja vastuseid on palju vähem. Ning seetõttu tänases videos püüangi koos Kätlin Konstaabliga, kes lahkelt appi tuli, hoopis rääkida vaimse tervise teemadel. Ja ma olen ise küll lapsevanem ja õpetaja, aga minu teemaks on arvutid. Ehk siis selles teemas olen ma tegelikult täiesti tavalise lapsevanema ja õpetaja rollis ja ei oma teemal ekspertsust. Ning seega Kätlin, et äkki sa tutvustad tausta, et selgitada, miks ma just sind appi palusin neid teemasid lahti rääkima. No esiteks on ju minu taust ka see, et ma olen ka lapsevanem ja olen ka mina pidanud rääkima kodus teemadel, millest ma ei tahaks rääkida enda teismelisega. Ehk siis sõjast ja kõigega kaasnevast. Ja teiseks olen ma siis ka ametilt psühholoog ja ka psühhoterapeut. Nii et see pool on tõesti ka olemas. Ja need teemad tulevad tegelikult ka psühholoogi kabinetti neil päevil ja kohati isegi võtavad lausa üle, võiks öelda. Aga siinkohas ma toonitaks ka kõikidele vaatajatele, et me anname endist parima, et seda teemat kajastada, aga see teema on ka meie jaoks väga uus. See on kõik eksperdid veel räägivad, arutavad, kuidas. Ehk see, mida te videos näete, on 2 inimese vaatenurk. Ja kindlasti ei jõua kõiki materjale maailmas läbi kontrollida, aga alati on parem vähemalt 2 allikast infot koguda ja siis selle põhjal enda jaoks info lahti mõtestada. Ning jah, aga lähme siis küsimuste juurde ja siin ma ütlen ka ära, et suur tänu Lastekaitse Liidule, kes on viimastel päevadel kogunud sisendid lapsevanematelt ja õpetajatelt, et kaardistada küsimused, mida küsida tahetakse ja enamik täna neist küsimustest on ka sealt tulnud. Ja esmaspäeval hakkab koolinädal, see ei ole üldse kaugel, siis tegelikult õpetajana on esimene küsimus, et mida ma üldse peaksin tegema, et kui ma sinna kooli lähen, et rääkima, mitte rääkima. Kuidas alustada uut nädalat? Ma tahaks tegelikult väga soovitada koolidele seda, et kui on vähegi jaksu kuidagi endid kokku koguda, et alguseks koolis kokku saada ja läbi mõelda, kuidas, kes, mismoodi räägib. Et kui me kujutame ette, et väiksematel lastel on võib-olla 4 tundi koolis, suurematel 7-8 tundi, siis me ei taha, et tekiks olukord, kus iga õpetaja teeb piduliku hirmunud näo pähe ja hakkab rääkima sõjast, et niimoodi ei saa. Et koolis võiks olla paika pandud, kuidas rääkida, kes on need inimesed koolis, kellega võiks tulla näiteks lapsed rääkima, kui neil on mingi mõte, mure, mis iganes sõjaga, nagu muud asjadega seoses, kui on koolipsühholoog või tugispetsialist. Võiks olla see, aga see võib olla teinekord ka nii-öelda rõivistu tädi, kes on muhe, mõnus ja kes on eluga hästi hakkama saanud. Selles mõttes, et tundub turvaline, et lastel on tähtis praegu turvalisus. Ja muidugi õpetajatel endal ka, et siin teine küsimus, et ma innustaks koole olema ühtaegu hästi taktitundelised ja teiselt poolt ka pakkuma sellist turvalisust õpetajate, et õpetajad saaksid öelda, et teate, mina nendest asjadest rääkida ei suuda, et minul on oma suguvõsas see, kus kes suri, ma ei tea, Siberis või ma ise mäletan, kuidas kusagil olid tankid või need lood on ju kõik nii isiklikud. Et kui mõni õpetaja tunneb, et ta ei saa rääkida ilma selleta, ta kasutaks ära kõik oma vene keele või mis keele roppuste tagavara, mida ta ei taha kunagi öelda. Või lihtsalt, et hakkaks nutma, siis me ei saa sundida. Ehk et õpetajatel peab ka olema koolis turvaline. Ja teine moment muidugi, mis koolides võiks olla ka läbi mõeldud ja mingis mõttes ka õpetajaid ju hoiatatud, et erialade õpetajad või eritundide õpetajad saavad eri küsimusi. Ajalooõpetajal lähevad ühesugused, aga keemia ja füüsika õpetajad peavad olema valmis vastama ja nüüd tulebki küsimärk lastepärasest toonist teemal, et kuidas on lood tuumapommiga või mis meiega juhtub, kui midagi õhku lendab ja kuidas siis rääkida nii, et on räägitud nagu tõeselt,
aga ka rääkida samas juurde see, et kuivõrd ja kas ja mil määral see kas puudutab Eestit või ei puuduta. Et kindlasti õpetajad ei tohiks valetada, aga nad peaksid rääkima niimoodi, et lastel on ikkagi see tunne, et meie siin teeme kõik asjad, et meie siin saaksime hakkama. Et suured inimesed üldiselt teavad, mis me siin teeme, et meil on seesama sõprade teema, et meil on NATO ja meile kinnitatakse, et meiega ei juhtu midagi, aga ühesõnaga, et suurtel inimestel on tegelikult plaanid olemas. Kuidas toimetada ühes, teises, kolmandas olukorras? Okei, siin väga hea, et sa välja tõid, sest et kui nüüd tulebki küsimus, ma näiteks kuulsin just eile ühelt roboringi juhendajalt, kellel olid nüüd vaheajal ka tunnid, et täiesti ootamatult hakkasid mingid algklasside lapsed tunnis tanki ehitama. Et kuidas siis selles, et ta ka oli segaduses, et kuidas siis peaks käituma, et kas ta peaks teema võtma, lihtsalt ignoreerima, et tavaolukorras ju tanki ehitamine ei oleks, nädal-kaks tagasi ei oleks see kuidagi veel kuidas sellises olukorras või tuleb lasteaias või algklassides palutakse pilti joonistada, tulevad surnud sõdurid pildil? No tegelikult siin kehtib see klassikaline soovitus, mine räägi lapsega. Õpetaja saab küsida, et mis asi see on, mida sa joonistad või mida sa teed, mis lugu see on või mida see masin teeb või mis masin see üldse on, sest õpetaja võib sinna projitseerida ka selle, et see on tank ja see on see mudel ja kust ta seda teab. Lapsel võib olla hoopis mingi teine kujutlus. Ja me ei saa ka välistada, et laps lihtsalt on kuidagi näinud mingit tankipilti ja teeb selle järele ja ta üldse võib-olla lugu sealt aga ei teagi. Nii et hakata küsima ääri-veeri, et mis masin see on sulle, et väga huvitav, väga põnevalt tehtud, mida ta teeb, mis sa sellega seoses mõtled. Ja siis me saame aru, et kui häiritud see laps on või kas üldse. Et me ei saa kohe eeldada, et nii, et nüüd tuleks panna psühhiaatri kirja. Ja seesama surnud sõdurite pildid, et samamoodi küsime, et oi, et mis asi see on või mida sa meile joonistasid. Ja kui näiteks tuleb siis välja see, et lapsel on olnud nagu väga palju, ta on vanematega koos uudiseid vaadanud näiteks, et siis saab ju ka lasteaiaõpetaja vanematega seda asja arutada, et nemad omakorda edasi räägiksid kodus seda juttu, et jah, see on sõda. Praegu toimuvad igasugused asjad, aga jällegi tagasi sinna. Meie Eestis siin, kuidas meil on siin praegu turvaline, mida tehakse, et oleks turvaline, mida suured teevad, et oleks turvaline. Aga me ei saa ka varjata seda, et sõda tõepoolest on ja et inimesed seal ka surevad. Okei, aga nüüd kui rääkida veidike sellisest võib-olla sotsiaalsest poolest, et praegu tulevad ka vist uuel nädalal juba mõned pagulaslapsed koolidesse ja hakkavad õppima koos. Et kas isegi kui ta esmaspäeva hommikul ei ole seal kohal, kuidas õpetaja peaks valmistama ette klassi, et meile tuleb, et ühelt poolt ignoreerimine ei ole hea, teiselt poolt ei ole hea, kui kõik tulevad toidupakkidega kooli on ju ja hakkavad päästma. Ei kindlasti ei pea hakkama päästma, et esimene asi, mis võiks ju koolilastele öelda, on see, et esiteks, et nende ärevus on loomulik, et neil tuleb uus õpilane ja et see on natuke teistsugune ärevus tavalise uue õpilase puhul. Kindlasti peaks lapsi natukene manitsema, et nad ei külvaks seda uut õpilast küsimustega üle, mis tegelikult on ju muidu tavaline. Tuleb teisest linnast või teisest koolist, kus sa oled, kes sa oled, mis sul vahvat toimub kodus, et natuke seda oma uudishimu tagasi tõmmata ja võimalikult palju kaasata seda uut last, kes võib-olla see keelebarjäär võib täitsa ju olla. Et kaasata mingistesse ühistesse mängudesse, tegevustesse on tegelikult see praegune laste ja noorte maailm on nii rahvusvaheline, nad kindlasti leiavad mingeid ühiseid teemasid, ühiseid lemmikuid. Ühesõnaga hästi palju proovida teha seda, et see uus laps tunneks ennast nii normaalse elu osa nagu vähegi võimalik. Et jah, õpetajad, koolipersonal võiks tähele panna, et kui see laps on tundub nagu murelikum, kuidagi häiritum ja nii edasi. Ma usun, et koolid saavad selle infoga, et kuhu sellel puhul pöörduda. Aga et laste ülesanne võiks olla, et võimalikult palju suhelda kui tavalise lapsega.
ja natuke tagasi hoida jah, seda oma uudishimu ja ka seda kaastunde asja, et tegelikult võib suuremaid lapsi on lihtsam võib-olla õpetada, aga et nad võivad ka teinekord küsida, kui nad oskavad siis selle uue lapse keelt, et, et mida me saame sinu heaks teha või kasvõi, aga mitte sellega peale lendama, et teda nagu kaastundega ära lämmatama, et see laps ei vaja seda praegu. Aga kui rääkida veel klassis toimuvast, siis on väga võimalik, et eriti mõningates piirkondades Eestis ja meil on ju tegelikult Ukraina kogukond suur, nii et meil juba on Ukraina noori koolides. Tulevad nüüd esmaspäeval kooli Ukraina päritolu noored, tulevad Vene päritolu noored, tulevad Eesti päritolu noored ja võib-olla mõni neist usub ikkagi, ütleme, Vene propagandakanalite poolt loodud narratiivi ja usub, et tegelikult on süüdlased mujal, kui tegelikult on. Siis kuidas neid konflikte õpetaja peaks alustama lahendada, sest see võib minna päris inetuks ju? Ma pooldaks väga siin seda, et me ikkagi ennetame seda konflikti, et jällegi igas koolis oma kombed, et kus klassid või koolid või lapsed kõik kokku võetakse, et tegelikult alguseks saakski vast kuidagi sõnastada, et meil on siin praegu natuke teistsugune olukord, kus on esiteks ärevad ajad ja on uued lapsed ja meil võib olla asjadest natuke erinev arusaamine, aga meie kõigi ülesanne koolis on õppida, targemaks saada. Me saame seda teha, kui me oleme üksteisega viisakad ja sõbralikud. Ehk et panna paika need raamid. Et kõik see kiusamisvastane jutt ju nagunii. Et kool on koht, kus me õpime ja me saame seda teha niimoodi, et me püüame olla üksteisega rahulikud ja mõistvad. Ma pakuks seda varianti välja. Aga kui me nüüd kiusamise teemale läheme, siis ütleme seda, et õpilaste vaheline kiusamine, see on saanud meedias palju tähelepanu ja seda kõige tegeletakse. Aga mul siin üks kursusekaaslane näiteks uuris ka just õpetajate kiusamist ja praegu on Vene päritolu õpetajad avaldanud ka muret, et kas nemad võivad hoopis sattuda nii-öelda kiusamise ohvriks koolides just oma etnilise päritolu tõttu. Et kuidas õpetaja sellist, kui klass ta vastu pöördub, et kuidas seda lahendada või käituda? Ma arvan, et esiteks õpetaja peaks selles kohas olema aus ja nüüd on muidugi see koht, kus mina paraku eeldan, et õpetaja ei kiida heaks seda, mis seal Ukrainas toimub, et saavad tuhanded inimesed surma. Et ta ilmselt ka ei poolda seda, et Ukraina peaks kohe alla andma selles mõttes, et niimoodi saab siis sõda vältida. Et ma lähtun praegu sellelt positsioonilt. Et ma tõesti soovitan ka Vene päritolu õpetajatel olla selles mõttes aus, et öelda, kui haiget see toimub neile teeb. Ja nad võivad ka öelda, et ma saan aru, et olete minuga suheldes võib-olla praegu teistmoodi ja rahvuse pärast, aga ja siis räägib, kuidas ta ise tunneb ennast selles olukorras ja et tegelikult ta tahaks ka väga, et see õudus lõpeks. Et siin on see koht, kus olla isiklik ja see kinnitada, et ta püüame siin ikkagi koos õppida ja nii edasi. Aga siin on tegelikult vajalik ja sellise avatud suhtlemise loomine. Ja kui mõnel õpetajal on see keeruline, ma usun, et koolid vast saavad praegu abi ka koolipsühholoogide tugiliinilt ja ka Rajaleidlast ja nendest kohtadest, kuidas neid teemasid käsitleda. Aga kindlasti mitte seda ühelt poolt siis nii-öelda eitada, et see probleem võib olla, sest õpetajad tajuvad seda ja nende eriti Vene päritolu õpetajate see murelikkus on ju arusaadav. Aga kindlasti ka mitte lennata suurelt peale ja panna ennast ainult kollasinisesse riietusse. Et ikkagi tähtis on see, et me siin nüüd õpime, toimetame, aga praegu on see olukord ja mina tunnen ennast niimoodi. Et umbes nii võiks vast läheneda. Kusjuures sa just vastasid, et ma just mõtlesin ise, et näiteks kui ma oleks selle õpetaja olukorras, et ma oleks vene juurtega, et ma olen ise ka mitte päris eesti juurtega, aga mitte nüüd slaavi omadega. Et kas sellisel juhul ma ise paneks tõesti esmaspäeva hommikul mingi väikese Ukraina lipu kas või rinda,
et anda juba kaugele sõnumit, et ma olen teie poolt. Kas see on nüüd hea või halb mõte psühholoogi vaatenurgast? Ma arvan, et seda võib teha, kui see on mingi väike element, et see on nii-öelda statement või meelsuse väljendus, aga lihtsalt, et sellega ei peaks nagu nii-öelda tervet tundi emotsionaalselt sisustama, sest siis tegelikult lapsed saavad aru sellest, et see õpetaja on ärevil. Et ta peab nagu nii palju seda rõhutama ja siis see jälle nakkab lastele, nagu me teame, suurt ärevus ikka nakkab. Ja kui õpetajate muredest rääkida, siis teine, kes on nüüd mures, on vene keele õpetajad. Et kuidas nad lähevad esmaspäeval kooli ja ütlevad, et teeme õpikud lahti, hakkame vene keelt õppima. Et kuidas, mida nemad võib-olla peaks psühholoogilisest vaatenurgast tegema? No ma soovitan väga meelde tuletada ka seda, et miks nad siis, kuidas nad varem on nagu vene keelt proovinud maha müüa. Et mis need on olnud, et kas see on see, et saab Venemaal reisida? Sellega on ilmselt mõnda aega keeruline, aga me räägime lastest, võib-olla 10 aasta pärast see ei ole enam keeruline. Ehk siis ega tegelikult selle vene keele õppimise nii-öelda reklaamimine on paras trikk nagunii. Me saame rääkida vene kirjandusest, et naabrite keelt tuleb tunda või mitte tuleb, on liialdus, et tuleks tunda, kes tunneb ennast mugavalt arutledes, et ukraina keelt õppida on natuke keeruline, aga tegelikult saab niipidi ka natuke rohkem aru. Ehk et kasutada neid vanu viise natukene uues kuues, sest ma ei usu hästi, et keegi on nagu proovinud vene keelt motiveerida õppima väga sellega, et ma ei tea, vene meediat nagu tohutult ohtralt Eesti laps nüüd peaks hakkama jälgima, eks ole. Et tuletada need müüginipid meelde, aga jällegi möönda, et see probleem võib olemas olla, et see on vastik keel, et keel ei ole vastik, rahvas ei ole vastik ja vene kultuur on suur ja seal on nagu kõigile palju. Kusjuures mul oli just üks jutuajamine ühe oma sõbrannaga, kes hämmastavalt hea vene keelega on, ma ise saan aru, aga ma ei suuda teha koolitusi. Ja siis ta ütles ka, et ta on tegelikult hästi tänulik, ta õppis nõukogude ajal veel koolis ja oli ka vist kodus küsinud, et miks ma pean vene keelt õppima ja siis ta ema oli talle öelnud, aga vaenlase keelt tuleb tunda. Ta ütles, et tal tekkis selline motivatsioon ja see ongi, ta teeb ka Ukrainas projekte ja kõike muud. Ehk siis see keeleoskus on igal juhul kasulik, on ju, et ükskõik kuidas tõlgendada, aga kas seda peaks koolis ütlema praegu? Kodus võib öelda, aga... Ma arvan, et tähtis on, et õpetaja ise usuks seda, mida ta ütleb. Selles mõttes, et see vaenlase keele tundmine, et me siin kõik praegu mõtleme, et oi, et kuidas vene roppused saame ikka aru küll, kui midagi öeldakse, eks ju. Ja kuidas suhtuda, et kui laps hakkab kasutama neid sõnu ja ka siis tuleb öelda, et tegelikult see tähendab, et Putin mine koju. Et kui kuuled sõna, mida tegelikult igapäevaselt ei tarvita. Et me saame nagu neid ka, nii-öelda humoorikalt või poolnaljaga seoses võtta, et tegelikult see võimaldab meil mõista, aga näiteks ka praegu, kui tuleb Ukraina pagulasi, et ega siin eestlaste seas nüüd palju ei ole neid, kes ukraina keeles nagu väga mõnusalt hakkama saavad, osa saab inglise keeles, aga vene keele küsimus on kohe see esimene, sest ukrainlased räägivad vene keelt ja ma arvan, et nad praegu ka vastu ei punni lausa. Ja tegelikult saab ka ukraina keelest aru, et ma olen nüüd uudisvoogu jälginud ja tänu oma vene keele oskusele saan ma tegelikult ka Ukraina videode, ütleme, põhisõnumitest aru. Ja näiteks võib praegu vaadata ka see praeguse Ukraina presidendi kunagi noorpõlves või mõned aastad tagasi tehtud see tore seriaal, millega ta kuulsaks sai, kus ta mängib õpetajat, eks ju, kes presidendiks saab, et see on venekeelne. Ja ma vaatan, see on YouTube'is olemas, soovitan, see võtab stressi maha, kui õhtul panna üks osa peale. Aga nüüd on see, et kuidas vestelda nii laste poolelt kui ka õpetaja poolelt ongi see, et ütleme, kuidas see, et kui ma tahan sõpra ümber veenda, kes millegipärast usub, et on Putini propagandat, kas laps peaks üldse üritama veenda või pigem need vestlused kohe ära kattima? Ma väga ei usu sellisesse jõuga või tohutu emotsionaalsusega veenmiskampaaniatesse, sest see laps on elanud selles inforuumis koos ilmselt oma perega nagu kogu oma elu. Ja siin on nüüd see küsimus, kuidas pigem mõelda, et kas me saame nii-öelda sõbrad olla ka edasi
ja need ei ole lihtsad küsimused, sest üks asi on lihtsalt, et see sõltub ka sellest, et kui emotsionaalselt ma ise või see laps ise või tema pere ise suhtub sellesse, sest jällegi siin tuleb mängu see kollektiivne trauma, mis ikkagi paljudel eestlastel kogu selle Vene, Sovjeti, kogu selle teemaga on. Et see võib olla nagu väga-väga keeruline väärtusküsimus, kus ühelt poolt ühe lapse perest tulevad meelde kõik need traumad, mis nende suguvõsas on olnud ja samas teise lapse pere räägib reipalt, et Putinil on kõiges õigus ja ta võibki suur Vene impeeriumi taastada. Et siin on igal perel tegelikult põhjus nagu läbi mõelda ja ka lapsega arutada. Sest võib-olla see on niimoodi, et me kardame, et see laps on nagu selles mõjuväljas olnud, võib-olla tema vanemad on, aga võib-olla ta ise üldse ei ole. Et ma võtaks selle jutuks siis, kui see nii-öelda tekib teemana või kui keegi hakkab proovima kedagi nii-öelda ümber veenda või hakatakse väga palju sõjast rääkima. Aga siin me jõuamegi, et kui me alguses rääkisime koolist toimuvast, siis tegelikult selle teema juures, täpselt nagu mu tavaliselt küberturvalisuse juures on alati küsimus, et mis on kooli roll ja mis on vanemate roll selle teema selgitamiseks, et tegelikult peaks ka palju toimuma kodus, et mis sa arvad, kuidas praegu see olukord on, et kas lastega on räägitud, ei ole või mida peaks vanemad rääkima enne, kui esmaspäeval kool algab? No ma usun küll, et see teema on läbi käinud, et me mõtleme, et see on ju kestnud nüüd juba vist üle nädala, eks ju, et ma arvan küll, et koolilastega on sellest räägitud. Kui ei ole, siis tegelikult tasuks ikkagi jutuks võtta, et näed, et raadios ja telekas ja igasuguses, mis iganes meediat keegi jälgib, et räägitakse palju sõjast ja tegelikult et mida sina arvad sellest või mida sa oled kuulnud või mis sa kardad, et küsime lapse käest seda üsna otse. Sest loota, et laps mõtleb, et taustal on kogu aeg raadio mänginud ja ta midagi ei kuule, kui jutuks on, et kas on tõesti nagu juba 3. maailmasõda käes või kas NATO läheb Venemaa vastu sõtta, et ei maksa olla naiivne. Et kui me ei ole julgenud jutuks võtta, siis võtame praegu, et küsidagi, et mida sa arvad sellest, mida sa kuulnud oled selle Ukraina ründamise kohta ja tõesti küsida ka, et mis sa mõtled või mida sa kardad ja tunnistada ka vanemana seda, et mida ma ise võib-olla kardan, aga ärme elame oma paanikat välja, et meil võivad olla peas igasugused hirmud. Meil ongi. Aga üks asi on, kui me läheme paanikasse ja kõike seda tohutult emotsionaalselt välja elame, teine asi on see, kui ma möönan, et jah, mina ka kardan, mina olen ka murelik ja siis lähme sellesse nii-öelda teemasse, et mida me saame teha, et meil endal oleks siin võimalikult turvaline, kuidas olla sõbralikum, kuidas me saame pagulasi aidata. Ja neid võimalusi tegelikult pakutakse ju praegu ka sotsiaalmeedias igal pool nii palju, et üks on ülekanded, teine on siin, et kes broneerib Kiievisse või Tõssasse või kuskile Airbnb kaudu koheselt elamispinda, et saad toetada rahaliselt niimoodi, kes müüb riideid, annetab selle raha, et neid viise on. Aga tegutsemisele suundumine on tähtis, see võtab abitust maha. Kusjuures tõesti, sest mul nädalavahetusel või kuna see algas ju selline puhkepäevadel ja esimesed päevad nagu läks infot tarbides, siis ma ise tundsin, kuidas ärevuse tase nagu ainult kasvas. Ja nüüd viimastel päevadel olen ma leidnud projektid, kus ma saan olla kasulik, kas või see meie praegune ja ausalt öeldes see on võtnud fookuse ära, et ma ei jõuagi enam pidevalt uudiseid jälgida, see on tegelikult hea. Et see tegelikult on tohutult hea näide, et sa teed midagi kasulikku ja sa suunad oma selle nii-öelda energia või emotsiooni millegi hea suunas. Ja ma tahaks tegelikult kodudele väga seda ka rõhutada, et sa ise ütlesid ka, et see on siin meie arvamus ja olukord muutub, et kodus ka peaks tegelikult ikkagi võtma selle hoiaku, et ei ole niimoodi, et 24 oli see rünnak ära ja nüüd hakkab rahunemine. Me tegelikult teame, et ei hakka, et olukord võib eskaleeruda. Me ei tea, kuhu ta eskaleerub, et see ei ole see, et ma pean selle ühe ebameeldiva vestluse ära lapsega. See on umbes nagu see, et räägime ühe korra maailmas surmast ja teise korra seksist ja siis on asjad nagu ühel pool ja laps kasvab rahulikult edasi. Et me peame olema valmis, kui tuleb mingi uus uudis, mis meid ennast ärevaks ajab, siis peame olema valmis sellest tegelikult lapsega rääkima. Aga kui me nüüd räägime, ütleme juba seksiteemad, mis tegelikult on ju täiesti normaalne rahumeelse aja osa, on paljude vanemate jaoks keeruline lastega rääkida. Nüüd me peame rääkima lastega surmast. Et
tavaliselt saab öelda, et vana inimene, kui vanaema, vanaisa, keegi ära sureb, et noh, sealt on nagu see kuidagi loomulik osa. Nüüd on lapsed näinud väga suure tõenäosusega juba väga noored lapsed, sest TikTokis neid videosi kahjuks on ka päris palju, kus on laipu lihtsalt. Ja kuidas sellest surmast rääkimine peaks toimuma ja seda ei saa ju koolis teha selleks, et surmaga on seotud nii-öelda erinevad usundid, erinevad, noh, tõlgendatakse erinevalt surma, et mõne jaoks on see pääs tulevasse ellu, mõne jaoks on see lihtsalt lõpp, mõne jaoks on ümbersünd, noh, variante on palju. No me saame siin rääkida ju surmast seoses sõjaga, et see ongi see, miks sõda on jube. Et seal saavad surma, kaotavad elu inimesed, kellel oleks veel nii palju ees olnud ja kes ei ole mitte mingilgi moel süüdi selleks, et esiteks, et sõda on, kes elavad oma tavalist toredat elu. Ja teiseks, noh, et ka sõdurid tegelikult enamuselt on ju tänapäeval mõeldud ikkagi selleks, et noh, igaks juhuks kaitseks, et keegi neist ei taha minna surema, aga et inimesed on valmis oma kodumaa heaks, oma oluliste väärtuste heaks, oma lähedaste heaks selliseid asju tegema, mis panevad nende elu ohtu. Ja noh, meil siin oli just veebruarikuu, et paljud koolilapsed, vanemast omad kindlasti on vaadanud seda nimed Marmortahvli, me saame siin tuua paralleele. Et surm on kole asi, surm sõjas, ütleme siis niimoodi. Seda ei tohi olla, aga vahel tuleb võtta see risk ja minna kaitsma asju, mis on sulle tähtsad. Aga et jah, me saame siin rääkida sõja kontekstist ja noh, suuremate lastega saab eks kodus, koolis võib-olla ajalootunnis, kus iganes rääkida ka, et noh, et sõdadel on ka mingid reeglid, seesama asi, mida arutatakse, et kas tsiviilisikud peaksid pääsema, et Punane Rist, meedikud peaksid saama oma tööd teha, et sõdivad need, kes sõdivad. Et kõige õudsem ongi see, kui surma saavad täiesti süütud mitte sõdalastest inimesed, aga et iga elu kaotus on kole. Et see on see, miks tuleb olla sõdade vastu. Aga nüüd sa tõid ka välja selle küsimuse, mis sealt Lastekaitse Liidust tuli mitmetest kohtadest välja, et jah, sõjal on reeglid, aga häda on ju selles, et hetkel neid reegleid ei järgita. Hetkel toimuvad sõjakuriteod, isegi mitte lihtsalt sõda. Ja kui laps küsib kodus, et miks Putinit maha ei tapeta, miks politsei vangi ei võta, miks ta nii teeb, on ju, et kuidas seda selgitada? No me saame seda selgitada ju päris mitut moodi. Üks on see, et vene rahvas tõesti on elanud infoväljas sellises, mis näeb praegust olukorda, et Venemaa lähebki head tegema. See kõlab õudselt, aga noh, netis on leida ka neid klippe, kus on ühelt poolt see pilt, mis tuleb nii-öelda Ukraina või ka lääne telekanalitest, mis toimub ja millised on siis Vene ametlikud telesaated, kus ei näidata lähiplaani, kus ei näidata üldse aktiivset sõjategevust, mitte midagi. Ehk et rääkida, et Vene inimesed tegelikult paljuski ei tea üldse seda pilti, mis päriselt toimub ja nendele näidatakse seda, et Venemaa ise on praegu heategija. Miks ei võeta maha? Noh, eks me saame siin ka arutada ju, et mida räägitakse, et kaua need rikkad ärimehed vastu peavad, et nemad võib-olla saavad maha võtta. Aga me saame rääkida ka seda, et paljudel Putini ümber olevatel inimestel on olnud sellest kasu, et Venemaa on just täpselt nii võimas ja võiks veel võimsamaks saada. Ehk siis seal on kasu ju mängus. Ma ei läheks väga nendesse aruteludesse, et kas Putin on nagu hull või see tegelikult ei anna midagi juurde, et me saame rääkida seda, et tal on oma loogika, et tema tahab, et Venemaa oleks nagu kõige võimsam ja keda kõik kardaksid. Ja kui siis teised kardavadki ja ei julge talle vastu astuda, et siis ongi keeruline, aga vastu astuda on jälle julge, sest on tuumarelv. Ehk et ma ei, natukegi suuremate lastega, ma ütleks, et juba põhikool teine aste on täitsa nagu okei, et saab tuua neid dilemmasid välja küll. Ma täpsustaks kuulajatele, et põhikooli teine aste on, ütleme seal kuskil 4.–5. klass alates, kuna lapsevanemad ei saa alati aru nendest astmetest. Ja me saame rääkida natuke ka nendest paralleelidest, et vahel tekivad inimestel vahel konfliktid, aga jällegi see on niisugune hästi, ma ütleks, delikaatne teema, sest et kui klassis tekib konflikt, kutsutakse õpetaja või minugi poolest direktor või koolipsühholoog.
kui tekib tänaval konflikt, siis kutsutakse politsei, aga vot nüüd on küsimus, et kus meil see politsei on, eks, et ei ole, et vahel suures poliitikas ja rahvusvahelistes suhetes ongi nii, et ongi väga keeruline talitseda kedagi, kellel on väga suur relvaarsenal. Ja eks need sanktsioonid ongi nagu selline maailma politsei. Just. Aga mis veel mind üllatas, et kui vanemad seal kirjutasid, mis küsimusi on lapsed küsinud, et tundub, et paljud väiksemad lapsed ei oskagi nii-öelda seda inimelude hukkumist, aga nad on pigem mures loomade, neil endal on oma lemmikud, et mis siis saab, et kas ma peaks ausalt lapsevanemana ütlema, mis saab, mis ei ole väga ilus vastus või ma peaks ilustama või. Aga tegelikult saab praegu väga erinevaid asju, et me saame seda välja tuua, et mina olen ka näinud pilte põgenikest, kes kõnnivad ja kutsu on käe kõrval. Ja väga palju kogutakse ju ka Eestis raha selleks, et loomad varjupaigas või kus iganes. Et me saame ikkagi rääkida seda, et jah, kõigil on keeruline, kõiksugustel elusolenditel, aga me saame tuua välja seda, et aga püütakse aidata loomi ka, koduloomi või ma ei tea, loomaaialoomi või kes iganes seal on, et püütakse, aga sõda ongi kole. Aga nüüd sellest aususest rääkida, et kuidas ma ütlen, eriti algklassi lastega, kellele me niikuinii kipume mõnikord muinasjutte rääkima siin 24. detsembril ja mujal, et tekib ju soov öelda nii-öelda lihtsustatud, ilustatud ja võib-olla mitte tõest infot. Kas me peaksime sinna teele minema, kui see last nüüd ütleme tänasel päeval rahustab või pigem peaks mõtlema sellele, et mingi hetk ta kuskilt sõpradelt lasteaiast kooli saab selle info kätte ja siis ta teab, et me oleme valetanud. Küsimus on, et mis see mittetõene info ja tõene info on, et siin iga pere peab mõtlema nagu oma ärevustasemele, mis nad ei pruugi lapse kuulda sõjas rääkida, seda rohkem laps aru saab, et mida ta on väga valesti. Ehk et või mismoodi telekad, raadiod, internetid on kogu aeg nii-öelda sees. Ehk et me ei saa ikkagi ka algklassi laste puhul kuidagimoodi eeldada, et neile mingisugune kole infotükk kohale ei jõua, sest lapsed koolis räägivad. Nii et me saame ikkagi rääkida tõesti infot, aga taas tuleme sinna kohta, et mida meie saame teha, mis mõttes lapsel on praegu turvaline, et meid Eestit praegu hetkel need asjad ei ohusta, tegeldakse, plaan on. Et fookuses on korraga ausus ja turvalisus ja ma tean, et see ei ole kerge. Aga mida ma kindlasti ei soovitaks öelda on see, et siin olud on ka nii palju muutunud, öelda, et see sõda on kaugel. Inimesed siin Eestis ei oleks nii ärevad, uudiskanalid ei oleks täis sõjauudiseid põhiliselt, kui see oleks kaugel. Seda ärme räägime, liiatigi natukegi puhkust juba välismaal veetnud lapsed teavad väga hästi, kui kergesti lennatakse, ma ei tea, 5000, 10 000 kilomeetri kaugusel, 1000 on ikka naljaasi selle kõrval. Ja kõik see poliitiline kontekst rääkimata, et me ei saa rääkida, et see sõda on kaugel ja meid ei puuduta. Aga nüüd siin lõpus tegelikult tahaks ka veidi rääkida, et osad pered on ka praegu lõhki. Et nagu öeldakse meedias, et see on põlvkondade vaheline konflikt, et kus võib-olla ja tegelikult mul endal isiklik kogemus on see, et kuna mul isa elab Moskvas, tal on seal ka teine pere, et ma näen, kui tugevalt on sellega seotud. Me pole isegi viimane nädal rääkinud, ma kirjutasin talle täna, aga jah, ma ei usu, et ta mind usub. Aga et kui elavad näiteks Eestis koos, vanaema, vanemad, laps, vanemad usuvad, et see sõda on mõttetu sõda, aga samal ajal vanavanemad on veendunud, et Putin kaitseb oma piire või nagu öelda, nagu minu isa ütles, aga ameeriklane ründas enne, mis sa sellega vaidled. Et kuidas selles olukorras lapsevanemad käituma peaks? Et kui on küsimus, et kas mõned pereliikmed nii-öelda välja heita, siis seda ei saa ju kuidagi soovitada, et me tegelikult ikkagi peame enam-vähem endale jõuga nii-öelda meelde tuletama, et miks see inimene on meie kallis. Ja et tegelikult olgem nüüd ausad, et ega nendes peredes on seesama väärtuskonflikt ilmselt olnud ka varem, et kui peres on inimene, kes jälgib neid Venemaa ametlikke infokanaleid ja tahab sellest väga palju arutada, siis mingil tasemel need pered on harjunud sellega toime tulema.
et kui vähegi võimalik, võiks proovida seda teha, et leppida kokku, et meil on erinevad arusaamad ja see on keeruline teema ja see on meie kompetentsusest või ekspertsusest ka väljas olev teema, võib ka seda öelda. Aga proovime jälle isekeskis siin rahulikult hakkama saada ja proovime, et me siis ei aruta neid asju, et siis see pereliige, kes siis arvab väga, et see sõda on õigustatud, küllap ta leiab võimalusi neid asju arutada kellegi teisega. Ja noh, siis need pereliikmed, kellel on väga teistsugune arvamus, nad saavad tegelikult aktsepteerida seda oma kurbust, sest kurbus see on. Ja see on väga emotsionaalne teema, eks ju. Saavad aktsepteerida oma kurbust ja rääkida neid asju ka kellegi teisega. Et seda ma väga soovitaks teha sellist nagu selget kokkulepet. Ja noh, võib ka üldse teha ju kokkuleppe, et ärme nendest uudistest nagu pidevalt räägime nagunii, sest muidu millegi muu jaoks üldse aega ei jäägi, teeme midagi vahvat koos, räägime muid jutte ka. Noh, ma ei hakka soovitama, räägime ka koroonast ka vahepeal, eks ole, et see on üks huumori koht, et sellest ei räägi isegi enam koroonahaiged varsti. Et mõtleme, mis on vahvat, mida me saame teha, millest me saame rääkida. Aga kui meil ikkagi on nagu pisar silmis, siis ärme seda ka eitame. Aga kodus saab teha kokkuleppeid. Ja võib-olla siin lõpetuseks, et annagi lihtsalt lapsevanematele võib-olla just see, et kui lapsevanem ise on ärevil, siis on ka lapsed ärevil. Me teame kõik, eriti mida väiksem laps, seda tugevam on seos. Et mida sa praegu nüüd, ma püüan see video siin reedel üles saada, et mida sa soovitaks teha tegelikult nädalavahetusel oma pere, oma vaimse tervise heaks? Mulle meeldib see sõna teha. Ja isegi soovitaks seda, et teha midagi paremaks. See võib olla see, et Eesti on päris suur maa mingis mõttes. Mõnes kohas saab lund visata, teises kohas saab juba varsti riisuda. Oksi ära korjata, mine või välja ja korja prügi ära kusagilt, võtta kotikene kaasa ja mine korja ümber, tee midagi paremaks. Teine variant on mõelda sellele, et oot, kas meie perel on Ukrainas näiteks tuttavaid sugulasi, võib-olla mõnel emal-isal on kolleeg. Me saame kuidagi nendega ühendust, võib-olla see ei olegi super hea sõber, ei pea olema. Et kirjutame mingid ühenduskanalit, mis on sotsiaalmeedia kaudu, küsime, kuidas läheb, kas ma saan midagi teha, niisama kuidas läheb, on muidugi ebaviisakas, eks ju. Et kas ma saan midagi teha ja ärme ole selles mõttes häbelikud, et kuidas ma nüüd siis talle niimoodi, et praegu on seal kõigil inimestel hirmus raske ja igasugune väikegi toetusavaldus või see, et me oleme siin Eestis olemas, et midagi saab teha, on kasuks. Siis omavahel sõbralik olla saab alati. Minna vaadata needsamad abivõimalused üle, kuhu saab midagi panustada. Aga siis ka see, et minna värskesse õhku, teha midagi koos, mängida kodus mingeid lauamänge, et ka tähelepanu saaks mujale. Ja siin on tegelikult tähtis, et mida iganes teha seda nii-öelda hingega, sest kui me nagu teeme poole vinnaga, siis meil pooled mõtted on ikka kusagil, kes mis uudiskanalit vaatab, et kes jälgib ERR-i, kes CNN-i, pooled mõtted on ikka seal, et see peaks olema mingi asi, mis meid kaasa haarab. On see sportimine, on see lauamängud, on see kaardimängud, on see puude lõhkumine, et saada mõtted mujale. Aga ma arvan, et kuna õpetajatel kindlasti on ka praegu väga kiire, et selle 40 minutit, et ma loodan, et me olime teile abiks. Kindlasti on neid küsimusi veel, kust õpetaja saab küsida ja lapsevanem samuti, et psühholoogi aegu ei pruugi praegu vist lihtne saada olla. Et kust abi saada, kui mul on vaimse tervisega või pinge kasvab üle pea? No koolipsühholoogide tugiliini infotelefonid on, ma arvan, küll igas koolis ja ka võrgus igal pool olemas, et sinna võib küll pöörduda. Et see on kõige lollikindlam koht. Ja seal on väga head spetsialistid, kes teavad nii koolide eripärasid kui laste eripärasid, kui ka oskavad rääkida peredega, et ma väga innustan sinna pöörduma. Okei, ja ma panen need numbrid siis äkki, neid võib avalikult ka jagada, et siis paneme video alla ka. Aga minu poolt siis soovitus, et püsige terved, olge hoitud, leidke endale väljund ja kui teil endal on kõik hästi, siis vaadake ümber ringi ja vaadake, et kas mõni lähikondne vajab praegu abi. Aga tänud.
et jõudu kõigile! jah.